Tänapäeva maailm on loodud kiirustamiseks. Sõnumid saabuvad hetkega. Uudised värskenevad iga sekundiga. Ülesanded kuhjuvad ja kohustused näivad lõputud. Päev algab äratuskellaga ja juba esimese kohvitassi kõrvale ilmuvad mõtted, mida kõike täna peaks ära tegema. Ning enne kui arugi saada, on päev täis jooksmist. Lõputud telefonikõned, e-kirjad, toimetused ja koosolekud. See kõik tundub tähtis, aga kui sa õhtul hinge tõmbad ja küsid endalt, mis siis täna tõeliselt olulist juhtus, võib vastus olla muret tekitavalt tühi. Kiired asjad tunduvad hädavajalikud just sellepärast, et nad karjuvad meie tähelepanu järele. Nad tekitavad tunde, et neid peab kohe lahendama, muidu kukub maailm kokku. Tegelikult aga jäävad olulised asjad tihti tahaplaanile, sest miski muu tuleb alati vahele. Armastus, tervis, sisemine rahu, lähedased suhtled, isiklik areng. Need ei hüüa sinu tähelepanu valjuhäälselt. Nad ootavad vaikuses ja loodavad, et sa tuled ise nende juurde. Oht on selles, et kui sa pidevalt reageerid vaid kiiretele asjadele, kujunebki su elu välja nagu lõputu tulekahjude kustutamine. Kiirete asjade nimekiri täitub igal hommikul uuesti, aga oluliste asjade nimekiri võib jääda tolmu koguma. Ja siis ühel päeval võid avastada, et oled küll palju teinud, aga vähe elanud. Olulised asjad vajavad teadlikku ruumi. Need nõuavad, et sa võtaksid aja maha ja otsustaksid. See on tähtis. Isegi kui keegi seda minult kohe ei nõua. See võib tähendada, et sa paned telefoni lennurežiimile ja mängid oma lapsega. Või jalutad looduses ilma, et peaksid samal ajal sõnumeid lugema. See võib olla hetk, kus kuulad oma partnerit lõpuni, mitte ei mõtle juba järgmise ülesande peale. Kiiretest asjadest eemaldumine ei tähenda, et sa muutud vastutustundetuks või laisaks. See tähendab, et sa valid teadlikult, kuhu läheb sinu energia. Kiired asjad saavad lahenduse tihti ka ilma sinuta või vähemalt võivad oodata. Olulised asjad aga ei oota lõputult. Inimesed vananevad, suhted muutuvad, tervis ei ole iseenesest mõistetav. Iga päev, mil sa lükkad olulise homsesse, on päev, mille sa sellest röövid. Kui sa tahad, et su elu oleks tõeliselt väärtuslik, loo endale harjumus. Iga päeva alguses küsida, mis on see üks oluline asi, mille ma täna ära teen, isegi kui kõik muu jääb tegemata. Kui sellele vastuse leiad, tee sellest oma prioriteet. See ei pruugi olla suur ega keeruline. Vahel on see lihtsalt hetk, kus sa oled kellegi jaoks kohal kogu oma tähelepanuga. Meie elu kvaliteeti ei määra mitte see, kui palju kiireid ülesandeid me täidame, vaid kui palju olulisi asju me päriselt teeme. Kiire on vali, oluline on vaikne. Ja sina oled see, kes peab otsustama, kumba sa kuulad. Aitäh ja peatse kuulmiseni!